ütleme, kui see asi peale hakkas, see ime välja töötamine, siis mina olin tegelikult selles tiimis, kes selle imega algusest peale nagu tegeles. See oli lihtsalt see aeg, kus kõik akadeemilised inimesed, kelle vähegi oli niisugust missioonitunnet, pidid põllule minema. Põllu all ma mõtlen siis seda, et tuli hakata nende reformidega tegelema ja kaasa mõtlema. 90. alguse 80. lõpus olid nõunikel absoluutselt teine positsioon. Minu kujutluses nad on nagu kuninganarrid. Juhid neid usaldasid ja nõunikul oli alati julgus kõike välja öelda. Ükskõik kui ebameeldiv see nagu tundus. Kuna mina olin majandusnõunik, siis üks roll oli ka see, et ametnikud ei pidanud ise nagu minema peaministri juurde mingisuguseid ebameeldivaid asju rääkima, vaid nad valgustasid nõunikke ja nõunikud siis võtsid selle tule enda peale ja rääkisid tegelikult neid probleemseid kohti ja ebameeldivaid asju. Ja mina ütleksin niimoodi, et tolle aja üks, võib-olla kõige tähtsam iseärasus, oli tegelikult see, et olid väga head liidrid, kes kõike seda vedasid. Kõigepealt oli nagu Savisaar, kes pani selle 4 mehe ettepaneku kokku. Seal tiimis oli väga palju neid inimesi, kes olid teadusest tulnud ja Savisaar lisaks sellele, et ta oli niisugune läbimurdja tüüp, oli ta ka suurepärane administraator, kes minu arvates oli üks põhiline, kes suutis selle Eesti, Läti, Leedu koostöö tegelikult käima panna. Ütleme, järgmine liider Siim Kallas, kes rahareformi tegi, oli ju suurepärane ülesehitaja ja minu arvates äärmiselt julgelt võttis need riske. Eesti Pank tegi suhteliselt lihtsa rahareformi. Võttis selle niisuguse aabitsa tõe, et raha peab olema tagatud. Ja Siim Kallas on ju sellest pikalt rääkinud, kuidas teda püüti ümber veenda, et see kõik on võimatu ja et see on natuke isegi niisugune arhailine mõtteviis, et teha niisuguse tagatisega. Aga minu arvates see oli niisugune mõtteviis, millest me nagu kõik aru saime. Pärast iseseisvumist hümn ja lipp olid meil ju ametlikult olemas ja oma raha oli ainuke sümbolelement, mis oli puudu. Nii et siin nagu niisugust momenti üldse ei tekkinud, et oleks mingi vastuseisu või midagi niisugust. See üldrahvalik, see positiivne energia, see positiivsuse psühholoogia, see oli nii tugev, et kõik tulid selle asja kohe kaasa. Ja eks see treenitus, kui nüüd sporditerminite juurde minna, siis tolleaegne treenitus me olime, me olime Balti ketis ja me olime lauluväljaku üritustel. See oli ju niisugune trenn selleks, et midagi ühiselt ära teha. Ja see, et oli Eesti kroon kohe vabalt vahetatav, see, et Eesti krooni tagatiseks oli tagasi saadud, teistelt riikidelt tagasi saadud esimese vabariigi aegne kuld ja et veel nii-öelda mõtteline osa metsast oli selle Eesti krooni taga, et siis oli kõigil, kes seda protsessi juhtisid, seda rahareformi, oli siiski niisugune kindlustunne, et see kroon tegelikult ongi tagatud. Ja mis on ju väga tähtis selle rahareformi puhul, et kui Eesti kroon tuli nüüd siis nagu juunis, siis ta oligi ainukesena käibel, et Eesti suutis siin niisugust distsipliini hoida, et ei olnud siin enam rubla käivet ja ei tekkinud ka dollari käivet. See, et ta suutis niimoodi, kohe kehtestada ennast, see näitas, et süsteem oli väga õieti konstrueeritud. See protsess oli nii kiire ja kuna õppida kuskilt ei olnud, kõik tuli käigu pealt välja mõelda, siis see tempo oli tegelikult meeletu. Me tegime väga olulise asja ennem rahareformi, et kõik see erastamise protsess kaasati algusest peale suurte ettevõtete puhul kohe väliskapital. See oli sedavõrd oluline moment, et see välistas selle, et meil tekiks oligarhid. Ja see, et meil ei olnud oligarhe, ei olnud meil ka pidureid. Ei reformidele ega ka pärastisele iseseisvusaja arengule, kus Mart Laar peaminister oli ja jõulisi uuendusi tegi. Et see rahvusvaheline mõõde ja oligarhide puudumine, see on jälle üks niisugune taustasüsteem, mis annab sellise arusaama, miks meil suhteliselt valutult see kõik läks.
noh, vaatan tagasi niimoodi, et nostalgiaga ja vaatan selle pilguga, et noh, ta ikkagi teenis seda Eesti riiki noh, nii hästi kui üldse teenida võis.